räägime siis natukene võib-olla sellest juukse värvimisest ka. Et milline värvitöö arvesse läheb? Arvesse läheb selline värvitöö, kus komisjon on vaadanud algse juukse värvimist, teil on pannud värvid diagnoosilehele ja selle muutuse kas 2 tooni tumedamaks või hoopis heledamaks. Et heledamaks värvimise puhul muidugi tuleb väga täpselt teada, kuidas heledamaks värvitakse. Et mina näiteks võtaksin selle nuku puhul, räägiksin siis talle, et mis oleks ilus. Ilus on see, et tal on selline suur ja mõnus tukk siin ees. Ja siia ma paneksin kohe laastudena sellised salgud, et seda veel rohkem välja tuua. Mitte päris pealae pealt, vaid võtaks kohe sellise. Paneks siia, värvi peale, ilusti salgu kinni ja teeks siia näo äärde täitsa niisugused 2-3 tükki ja tegelikult oletegi juba kasutanud eksamitöös eritehnikat, värvitehnikat. Ülejäänud värv võiks olla 2 tooni tumedam või hoopis punakam või hoopis lillakam. Et kindlasti ei valiks mina eksamitöö puhul, et ma hakkan teda heledamaks tegema. Juhul, kui teil on suht heledad juuksed ja juur on välja kasvanud, siis kindlasti võib eksamitööks valida see, et ma kõigepealt katan selle juure, katsun saada siis sama värvimis otsa ja siis toonida mingisugust mõnusat tooni, midagi moetooni või siis teha hallikamaks või siis teha roosakamaks, et ka selline töö on väga hea töö värvi puhul eksamil. Et julget katsetamist, et kui teile nagu tundub, et kriteeriumis on kirjas, et värvi peale kandmise aeg nii kaua, mõjuaeg nii kaua, siis kasutage seda aega hoopis paindlikumalt, et ei pea kindlasti olema, et värv on täpselt 20 minutiga pähe pandud, vaid kui teil läheb kauem aega, siis võib-olla saate mingisugusest muust hetkest seda aega jälle näpistada. Et mis ma soovitan? Lähenege loovalt, mõelge, kuidas inimene ilusam välja näeb, soovitage. Ja jälle sama teema, kui klient ütleb, et ta ei soovi mingisuguseid heledaid salke või siis punaseid salke või ükskõik midagi, et mida ta ei soovi, siis palun tehke talle selgeks, et see on teie eksam, see on teie töö ja et kriteeriumid on sellised, et te peaksite ikkagi selle värvimuutuse saama. Et põhjendamatult kuskile alla või peitu ei ole väga mõtet võib-olla seda salku teha, eks ole, et näiliselt olete nagu kasutanud mingisugust eritehnikat, aga see kuskilt nagu välja ei tule, ei tee lõikust ahvatlevamaks, ei tee nagu inimest ka ilusamaks. Et mõelge loogiliselt, milline te tahaksite, et see klient oleks, milline ta tänava peal näeb vahva välja ja kuidas talle, koduski öeldakse, et oi, sul on väga ilus saak tehtud, et tahame inimesi ilusat.